võtame tennisepalli. Näiteks mina panen oma peopesa siia külge. Kuidas sinu nimi on? Marlen. Marlen paneb ka oma peopesa siia vahele. Ja meil võiks olla niimoodi, et nii palju kui sina surud, nii palju surun mina. Täpselt nii palju, et see pall püsib meie vahel. Nii, pall püsib meie vahel ja me hakkame liikuma näiteks. Hakkame liikuma alguses natuke rahulikumalt. Vaadake, me liigume siin ülemisel tasandil ehk siis liigume jalgade peal. Nüüd, kui te tunnete, et see side on hea ja see side muutub järjest tugevamaks ja paremaks, hakake liigutama oma peopesa siin. Keerake, ühe peopesa läheb üles, teise peopesa läheb alla. Ja muutke tasandeid, proovige puutuda maad, liikuda mööda maad. Ja kogu aeg liigutan nüüd. Pööra oma kätt, pööra oma näppe, roteeri oma õlavööd. Kui mõnusalt sa saad kogu nüüd avamise, ilus. Ma proovin ka. Ja, pööran. Vahetage kätt, lähme edasi. Ja, käige alt läbi, puutuge maad. Ja, proovime, ja, vaatame, mis me saame siit läbi. Ilus. Ja, ma mängin sellega, aga samas kogu aeg üritan otsida uusi võimalusi, uusi pöördeid, minna riskeerida natukene. Nüüd, kui ennem oli see pall peopesade vahel, siis nüüd tahaks hoida kogu aeg kahte palli oma vahel koos. Igale poole, kuhu ma lähen sellega, hopsti, proovid hoida palli käes. Ja? Mida ma saan teha sellega? Ma kombin oma kaaslase piire nii-öelda mänguliselt, et ma viin ta kuskile, ma toon tagasi. Ja? Et reegel on see, et pallid on kogu aeg koos, ülejäänud on su paarilise enda otsustada. Mängige tasanditega, vaadake, nii madale kui saan. Siis lähen kaugusesse siin. Ja tahan otsida seda, kus ma näen, et mu paariline hakkab peaaegu libastuma ja tulen tagasi. Ja. Ilus. Oh ja, saad. Oi. Saad. See jalg, mis on maas ja hoiab tasakaalu. See on nagu liimitud sinna, see on nagu montaažiliimiga või plaatimisseguga sinna kinni pandud, jah? Ja lööd vesta. Tänava paarilist. Jäta üks pall endale. Nüüd võtad nii, et ma viskan palli õhku, viskan ühe käega palli õhku, teise käega teen sükene kiired 1-2, haaran, käin ringi, viskan 2 korda, käe välja ja püüangi, aga ma püüan pead taardesse uuesti. Nüüd, ja kui sa püüad, mõtle selle peale, et sa tahad ajastada selle püüdmise täpselt sellele ajale, kui ma astun sammu või kui mu jalg läheb maha, näiteks vastasjalg. Mõnust vabalt, jah? Ja vaheta kätt ka, teed 1-2 ühe käega, 1-2 teise käega, kogu aeg vahetan. Niimoodi, et mul pooled alati töötaksid võrdselt. Sirril on käed kas siis puusal või selja taga. Ja asend on selline, et sa oled kogu aeg valmis. Sa oled kogu aeg valmis, ükstapuha, mis tuleb. Ja? Mina võtan need pallid siia. Et ma saan lasta, kas saan lasta ühe palli? Ilus. Või siis 2 palli korraga. Väga kaunis, väga kaunis. Nüüd, kuidas saad teha kergemaks? Võtad ühe palli. Kuidas saad teha kergemaks? Tõstad kõrgemale pallid. Raskemaks, mida madalamale pallid lasen, seda raskem on püüda. Võid vaadata palle, kui soovid. Mina lasen ühe palli lahti, sina proovid haarat, lihtsalt kinni püüda praegu. Ühe käega soovitatavalt, jah?